Tere, mina olen Triinu Hoia Homespast ja ma räägin teile täna siis nendest toodetest, mis te kõik pakiga olete kätte saanud. Nii, alustame siis kohvikoorjast. Selline kohvi ja piparmündilõhnaline kehakoorja on siis rafineeritud šeavõi ja kookosrasva baasil. Ta ei ole tehtud õlidega, vaid rasvadega. See tähendab, et ta on selline paksemat tüüpi kehakoorja, et ta ei ole selline vedel ja ta ei tohiks pudiseda ka. Peale šeavõi ja kookosrasva on siin sees veel suhkur ja kohvipuru. Et kohvipuru me kasutame kohvipaksu asemel sellepärast, et see kohvipaks võib hakata tootes hallitama ja kohvipaksus ehk siis sellest, mis on juba kasutatud, et seal ei ole sees enam kofeiini. Ja see kofeiin siis aktiveerub selle kohvipuru kokkupuutel veega. Ehk siis duši all on teda ideaalne kasutada. Ja kofeiin ja kohvi üldiselt aitab siis tselluliiti vähendada, paneb vereringe mõnusalt tööle, siin on sees piparmündi eterlikõli, mis jahutab nahka ja jätab selle mõnusalt niimoodi õhetama, et kes hästi suured külmavarased on, et nendele talvel võib-olla see ei meeldi väga, aga üldiselt see on üks meie klientide lemmiktoode, sellel on ka see Boudoiri ilulemmikute silt peal ja seda väga kiidetakse. Kõik koorjad, mis Hoial on sellised, et pärast seda ei pea üldse kreemitama, ehk siis saad ühe korraga kõik toimingud tehtud. Ehk siis duši all käidud, sa ei pea samal ajal kasutama dušikeeli, ehk siis saad sellega pesta, koorida ja ta juba kreemitab su nahaga põhimõtteliselt ära. Ja miks ta on siis eriline? On sellepärast, et esiteks see on 100% looduslikest koostisosadest, siin ei ole aroomiaineid sees, et lõhna annab talle piparmündi eterlikõli, mis on siis taimest pressitud ja kohvi. Ja see rafineerimata šeavõi on sellepärast hea, et esiteks mitte ükski teine tootja minu teada ei kasuta rafineerimata šeavõid oma toodetes, et kasutatakse seda rafineeritud varianti. Aga see rafineeritud variant on siis põhimõtteliselt keemiliselt töödeldud ja sealt on eemaldatud selle rafineerimise käigus siis selle šeavõi lõhn ja värv, et loomulikult ilma see toores nii-öelda šeavõi on siis selline kollakat värvi ja suitsuse lõhnaga, et seda sama suitsuse lõhnaga asja me siin sees kasutamegi, aga kuna me paneme siia päris palju eterlikku õli sisse, siis seda lõhna ei ole siit tunda. Ja ta on siis parem sellepärast, et temas on säilinud palju rohkem neid kasulikke omadusi nahale. Ja jätab naha hästi sidiseks, pehmeks, kokkuvõtvalt aitab tselluliidiga võidelda, ergutab, mega ergutav on, tõstab tuju ja on selline aroomiterapiline ka. Nii, kui me juba koorjast räägime, siis räägime teisest koorjast ka, mis teil peaks olema, on särakoorja Überblingen. See on siis mega sätendav, ta jätab naha hästi mõnusalt sätendama. Ta on natuke kollakat värvi sellepärast, et siin on mandariini eterlikõli sees ja mandariini eterlikõli on kollakat tooni. Pluss see üks mika on siis see üks väiksema suurusega säraosake, mis siin sees on, et see värvab ka teda selliseks kuldseks kollakaks. See kehakoorja on siis meie sellest uuest sarjast Hypnosis, ehk siis selle sarja puhul me kasutame siis viies oma tootes mikasid, mis on siis looduslikud või siis laborist välja töötatud sellised mineraalosakesed. Naturaalne mika on siis purustatud vilgukivi ja need suuremad latakad, mis siin sees on, need on siis sünteetiliselt tehtud mika, mis ei ole halvem, ta on täpselt samamoodi, ei reosta keskkonda ja
ja kuidagi sellele nahale ei mõju halvasti. Ehk siis kui klient küsib selle sätenduse kohta, siis me kasutame mineraalseid, looduslikke mineraalosakesi, mis siis jätavad keha sätendama, need ei reosta keskkonda ja nad ei tekita allergiat nahal. Ja teistest turul olevatest toodetest on meie hüpnoosis tooted sellepärast erinevad, et me kasutame 2 erineva suurusega mika osakesi. Ehk siis siin on väiksemad sellised säraosakesed ja siis sellised suuremad säraosakesed ka, et oleks maksimaalne efekt nahal. Mis nüüd nendel 2 on erinev, on see, et siin on kohvi ja suhkur sees selle kooriva nii-öelda agendina ja siin sees on siis suhkur ja sool. Mõtlen, mis sool, Himaalaja sool, et me ei kasuta surnumere soolasid, sellepärast et surnumere soolade kasutamine on äärmiselt keskkonda mitte saastav, aga ta ei ole keskkonnasäästlik. Sellepärast, et kui te olete näinud viimaseid fotosid surnumeres, siis see hakkab kokku kuivama, sest kõik tassivad sealt seda soola välja. Lihtsalt sellepärast, et seda oma toodetes turunduslikul eesmärgil ära kasutada. Sellepärast meie seda ei kasuta ja kasutame Himaalaja soola. See on natuke sellise roosaka tooniga ja kohati võivad olla sees sellised mustad täpid, aga see on normaalne, et see on selle soola osa. Rasvainetena on siin juures veel ka see rafineerimata shea või kookosrasv, et põhi on nendel sarnane. Ja lõhna annavad siis lill, vürts ja tsitrus ehk siis mandariin, mis on tsitrus, lill, mis on ilang-ilang ja vürts on kardemon. Ehk siis ta on hästi mõnusa sellise jõuluse lõhnaga ja tõesti mega hea kingitus inimestele, kellele meeldib sätendada ja sädeleda. Ja täpselt samamoodi pärast ei pea kreemitama, et nahk jääb ülimõnus ja pehme. Nii. Järgmisena on meil siin siis säravaht. Siit on see hüpnoosis kleeps puudu, paneme need peale. Igal juhul säravaht on siis, tegelikult need on ka hästi sarnase koostisega. Nende baasiks on siis 90% orgaanilised võided, rafineerimata shea või kookosrasv ja kakaovõi. Ja siis 10% ulatuses on nad erinevad. Mõlemis on veel lisaks tegelikult ka E-vitamiin, mis on nahale hästi kasulik ja mis aitab rasvade baasil tootel säilida. Ehk siis ta on antioksüdant. Roosipuu avokaado siis sädelust ei sisalda ja siin on ka see 10%, mis nendel erinev on lihtsalt erinevad õlid, et siin on sees näiteks kanepiseemneõli, avokaadoõli ja nisuiduõli. Ja eeterlikest õlidest siis tegelikult ei ole roosipuu ja avokaado, ehk siis ta ei lõhna nagu roosipuu ja avokaado, vaid ta lõhnab nagu roosipuu, sidrunhein ja geraanium. Et need peaks siin toote peal olema inglise keeles tõlgitud ka, et ta ei ole päris selline roosipuu, et inimestele see lõhn hästi meeldib. Just sellepärast, et ta ei ole nagu üdini magus, et siin see sidrunein annab natuke seda tsitrust ka juurde. Ja see siis sisaldab ka seda rafineerimata sheavõid, mis on nahale hästi kasulik, aitab ennetada dermatiiti, mitte ennetada, vaid leevendada, ennetada rasedusarme, kõik meie koorijad ja kehavahud aitavad parandada ja ennetada siis neid venitusarme, et see key ingredient ongi see rafineerimata sheavõi ja siis kakaovõi. Need õlid, mis siin roosipuu, avokaado vahu sees on, aitavad parandada elastsust, jumet, toetavad kollageeni teket nahas, hästi efektiivselt leevendavad nahakuivust ja üldse on sellised mega head kreemi asendajad, et nad ei ole kreemid, sest kreemi definitsioon tähendab seda, et seal sees on nii vesi, õli ja emulgaator, ehk siis ta on vee ja rasvade nii-öelda emulsioon. Et siin vett sees ei ole, tänu sellele me ei pea panema siia ka säilitusaineid sisse, et kõik need koostisosad, mis ma teile lugesin, need ongi siin sees ja rohkem siin mitte midagi ei ole, siin ei ole mitte ühtegi sünteetilist lõhnaainet, mitte ühtegi sünteetilist värvainet, mitte midagi.
Nende vahtudega on selline asi, et neid ei tohi jätta sooja, sellepärast et nad lihtsalt sulavad kehavõiks, sest nad on mehaaniliselt vahustatud. See on hästi pikk ja keerukas protsess, kuidas me saame vahud ja võided niimoodi vahtu, et selle konsistents on selline hästi mõnus vahune, kreemine ja see sulab nahal siis õliks. Ja ta imendub kiiresti, seda ei pea väga palju kasutama, ei pea võtma nagu kreemi võtate, et võtate terve hulga kätte ja siis mätsite peale. Pigem alati võtta vähem seda, sest see on hästi kontsentreeritud. Sobib eriti talvel kasutamiseks, sellepärast et siin ei ole vett, et kui te panete veega toodet nahale ja lähete külma kätte, siis ta hakkab siin nahas külmuma. Et sellepärast need on talvel just eriti head. Ja kellel on kuiv nahk, ideaalsed asjad koos koorijatega. Nii, ja säravaht siis on ka, kordan veel üle, et 90% on siin orgaanilised võided ja 10% siis erinevad õlid, eeterlikud õlid ja E-vitamiin. Eeterlikest õlidest on see ka hästi sellise jõuluse lõhnaga. Siin on tangeriini ehk siis mandariini eeterlik õli sees, laimi eeterlik õli ja natuke eukalüpti, et ta liiga läägeks ei lähe. Ja ta lõhnab ka mõnusalt laimiselt. Siia peale me oleme pannud veel efektiks natukene seda sära, et kes tahab näiteks natuke rohkem mõnest kohast särada, siis saab siit pealt võtta. Aga üldse, kui siit alt vaadata, siis on näha, kuidas ta kehal sätendama jääb, et terve see vaht ei ole loomulikult nii sädelev. Ja õlidest on siin sees siis vaarikaseemneõli ja vaarikaseemneõli ja porgandiõli, ehk siis see on ka talvel imehea asi, kellel on kuiv nahk. Nii, vahud siis ja täpselt samamoodi, ärge jätke seda, öelge klientidele, et jätaks seda põrandakütte peale, jätaks sooja autosse, kuigi praegu vist sellega probleemi ei ole. Ja pesumasina peal vist raputab ta ka täiesti selleks võiks tagasida. Ja kui kellelgi juhtub, et see tõesti nagu sulab üles, siis seda võib edasi kasutada, ta on lihtsalt kehavõi, teda on palju vähem ja ta on kollakat värvi, sellepärast et siis tuleb, kui ta kokku vajub, siis selle kollakas toon lööb lihtsalt rohkem välja. Nii, koorijad ja vahud on siis selgitatud, kusjuures siin on ka kõik rasvaained on orgaanilised. Me ei ole seda peale kirjutanud siia, sest meie jaoks see ei ole nii oluline. Meie jaoks see on nagu loomulik, et me kasutame võimalikult palju orgaanilist toorainet, aga me kindlasti tegeleme sellega ja kirjutame peale millalgi. Nii, siis Hypnosis sarjast on veel selline eriti äge asi, on kehašokolaad. See on pakitud siis niimoodi. Ma arvan, et te olete kõik näinud, milline ta tegelikult välja näeb. Ma ei hakka seda praegu siit välja võtma, aga ta pealt sädeleb ja on selline seebilaadne asi. Aga see ei ole seep. See on siis kodune kodune šokolaadihoolitsus, mida saad siis teha näiteks saunas või duši all. Ja kuidas see käib? See käib niimoodi, et kõigepealt lähed kas sauna, ajad naha kuumaks, ja siis tõmbad ennast dušiga üle või siis lihtsalt duši all teed ennast märjaks, paned selle nahale selle šokolaadi, hoiad natuke ja keha soojusega ta hakkab siis sulama, märid ennast sellega rahulikult kokku, ta alguses võib-olla tundub, et väga ei sula, aga nahk soojendab teda ise piisavalt, et ta sulaks nahal ära. Kui te olete üleni šokolaadised, siis võite minna veel šokolaadisena sauna ja samal ajal kätega hõõruda siis ennast ja seda šokolaadi, mis teie peal on. Ja siis pärast saate maha pesta selle. Ja mis ta siis teeb? Siin sees on pimpsikivipulber, mis siis aitab koorida nahka, sädelus, mis jätab naha pärast sätendama, kakaovõi, mis siis toidab ja niisutab nahka, ehk siis pärast ei pea ka kreemitama, et nahk on hästi mõnusalt pehme ja toidatud. Kakaovõi, mis on eriti selline kasulik nahale ja annab seda aroomiteraapilist naudingut ka seal duši all ja saunas. Piparmündi eeterlik õli on siin sees, sellepärast see asi lõhnab nagu piparmündi šokolaad. Ja piparmündi eeterlik õli siis nagu ka selle kohvimündikoorja puhul rääkisin, et jätab naha õhetama ja jahutab siis seda nahka.
ja miks on saunas seda hästi mõnus kasutada, ongi sellepärast, et see piparmünt seal saunas jahutab nahka ja saunas on leil on kuum, siis tekib naha selline mõnus tunne, et nahk on külm, aga väljast on kuum ja siis ta on nagu mega ärgutav. Mis veel? Jah, ühesõnaga, seda peab ise proovima, et see on tõesti mega hea asi. Et kõik, kes seda on proovinud, on täiesti vaimustuses, on tead, wow, mis asi see on, sest mitte keegi teine ei tee sellist asja, see on meie leiutis ja me loodame, et see jääb nii, et keegi ei hakka meid kopeerima, aga kindlasti seda tehakse millalgi. Nii, huulepalsamid. Ka 2 tükki on teil, üks on hooldav ja teine on sädelev. Need siis sisaldavad ka seda rafineerimata šeavoid, mesilasvaha, nad ei ole vegan nende jaoks, kes mitte midagi loomadega pistmist ei taha peale määrida, sest siin on see mesilasvaha sees. Aga üldiselt kõik muud tooted peale huulepalsamite ja deodorantide on vegan. Huulepalsamites on siis sees veel vaarikaseemneõli ja argaaniõli. Vaarikaseemneõli annab sellele huulepalsamile kerge sellise päikesekaitse ja argaaniõli on lihtsalt üks parimaid õlisid maailmas, mis ka hästi aitab neid huuli hooldada ja kaitsta. Ja see tõesti, nad teevad siis mõlemad huuled jätavad hästi siidiseks, pehmeks, nad ei tekita sõltuvust, ehk siis sa ei pea neid kogu aeg peale määrima. Nad toidavad ühe korra huuled ära ja ei pea kogu aeg peale määrima, nagu nende naftaproduktidega on. See hooldav huulepalsam on siis kergelt piparmündilõhnaline ja sädelev huulepalsam on siis mandarinilõhnaline ja ta jätab huuled kergelt siis sädelema ja kumama, et hästi paljudele meeldib see õrn sädelus, et see ei ole väga-väga over the top, et võib iga päev kasutada. Et jah, need hästi paljud need poes, need supermarketites müüdavad huulepalsamid sisaldavad siis igasuguseid naftaühendeid, neid parafiini, vaseliini ja nii edasi, mis lihtsalt tekitavad küll huultele kaitse, kuid see nii-öelda rasv ei imendu sinna huultesse, ehk siis ta tegelikult ei toida, ta ajab huuled higistama ja tekib tunne, nagu oleks siis huuled niisutatud, kuigi tegelikult see niiskus tuleb sinu enda seest ja sellepärast tekibki huulepalsamise sõltuvus, et sa pead kogu aeg ajama huuli nii-öelda higiseks, et sul oleks tunne, et nad on niisutatud, et nende huulepalsamitega seda ei teki ja hästi palju kiidetakse neid huulepalsameid. Nii, järgmised tooted on meil deodorandid. Teil peaks olema sees lavendel ja laimimünt. Laimimünt, nad on praktiliselt üks ja sama toode, selles mõttes, et siin on erinev ainult koostises eeterlikud õlid. Ehk siis siin on lavendli eeterlikõli sees, siin on laimi ja piparmündi eeterlikõli sees. Laimi piparmündi deodorant jätab kaenlaluse ka natuke selliseks, jahutab seda kaenlalust ja jätab õhetama. Mõnele võib-olla tundub see veider, aga seda ei ole siin nii palju sees, et ta nii väga efekti annaks. Ja lavendel on lavendilõhnaga. Ja need deodorandid ei sisalda üldse alumiiniumit, ta on alumiiniumivabad. 100% looduslikud ja need sisaldavad siis toimeainena savi ja marantajuure pulbrit, mis siis aitavad seda niiskust siduda. Kookosrasv aitab siis hooldada kaenlaalust, on kergelt antibakteriaalse toimega. Kakaovõi aitab ka seda kaenlaalust siis hooldada, et tavaliselt ju kõik naised, kes raseerivad ja all kõik pärast kreemitavad, aga kaenlaaluseid, mida me ka raseerime, tegelikult mitte keegi ei kreemita. Seega see on tegelikult väga oluline, et me neid kaenlaaluseid ka hooldaksime, mitte ainult ei paneks sinna keemiat peale. Mesilasvaha aitab siis sellel koos püsida ja kaitseb ka seda kaenlaalust. Ja eeterlikud õlid aitavad siis aitavad sind hoida värskena, ehk siis ka aitavad higilõhna vastu, on tegelikult antibakteriaalse toimega ja inimesed lihtsalt valivad kõike lõhna järgi ja nad tahavad, et asjad lõhnaksid.
ja jällegi siin ei ole sünteetilisi lõhnaaineid sees, ehk siis kõik, mis siin deodorandi sees on, võib imenduda nahka ja ta ei tee seal mitte midagi. Et miks on hästi oluline see, mis deodoranti kasutada, on sellepärast, et esiteks kaenlaaluseid me raseerime, tekivad mikrovigastused, seega kõik ained satuvad hästi kiiresti, võivad sattuda vereringesse, näiteks kui te olete sisse lõikanud sealt. Samamoodi on poorid avatud, ehk siis imendumine võib toimuda kiiremini. Ja poorid ongi siis avatud sellepärast, et me raseerime sealt. Ja kaenlaaluste lähedal on rinnanäärmed ja lümfid, ehk siis väidetavalt kõik see alumiinium ja kõik need erinevad ained, mis võivad imenduda sealt kaenla alt, võivad siis ladestuda siia piirkonda, kus ongi lümfid, rinnanäärmed ja nii edasi. Ma ei ütle, et 100% see nii on, aga arvatakse, et hea see ei ole. Nii, ja kasutamine deodorantidel on siis niimoodi, et talvel ei ole väga palju probleemi, sellepärast, et nad on päris kõvad, neid tuleb hoida korra kaenla all. Nad natukene lähevad siis pehmemaks, sulavad, paar korda tõmmata ja kui on vaja, võib veel näppudega sisse hõõruda. Ja kasutada pigem vähem kui rohkem, et ei ole vaja seda kaenlaalust täiesti valgeks tõmmata. Mina ise kasutan, praktiliselt olen 2 aastat kasutanud neid deodorante ja ma ei ole ühtki teist deodoranti vahepeal kasutanud. Töötavad minu meelest väga efektiivselt. On olnud inimesi, kes on öelnud, et ei tööta, neid on olnud kuskil 6-7 tükki ja 90% nendest on olnud imetavad emad. Ehk siis meie oleme leidnud seal seose seal vahel, et ilmselt imetaval emal siis on hormoonid nii teistmoodi, et ma ei tea, kas nendel üldse midagi aitab. Aga minu meelest need on efektiivselt ja mis peamine, et ei pea määrima endale igasugu mürke peale või aineid, mille kohta tegelikult ei tea, kuidas nad nahale mõjuvad. Nii, ja viimane toode on siis noorendav näoseerum. See on üks meie number 1 bestseller e-poes ja igal pool mujal ka. Seda on hästi palju kiidetud. See aitab siis väiksemaid selliseid portsukesi siluda, toidab näonahka, niisutab, siin on nii palju erinevaid toimeid, et ma ei jõua teile neid kõiki siit ette lugeda, et selle kohta võite lugeda veel lähemalt meie kodulehelt, mida ta kõike sisaldab, sest teile niikuinii ei jää meelde, kui ma need siin teile ette vuristan. Aga üldiselt ta sobib kõikidele nahatüüpidele, ka rasusele nahale, et rasuse naha puhul öeldakse, et ei taheta üldse õli näole panna, et see muudab ju veel rasvasemaks, aga tegelikult on üks teooria see, et kui sa paned rasusele näonahale veel nii-öelda rasva juurde, siis nahk saab aru, et ta ei pea ise seda rasva nii palju tootma ja hakkab siis stabiliseerub see rasu tootmine ja paljud arvavad, et nendel on rasune näonahk, kuigi tegelikult nendel on kuiv näonahk. Ehk siis see nahk toodabki rasu sellepärast kogu aeg, et ta tunneb, et ta on kuiv ja ta ei ole toidetud. Siia näoseerumisse ma olen kokku pannud siis kõik kõige paremad õlid minu meelest. Baseerub ta siis orgaanilisel argaaniõlil. Siin on sees veel vaarikaseemneõli, kibuvitsaseemneõli, granaatõunaseemneõli, mis on siis selline hästi kaitsev, ta tekitab nahale sellise kaitsekihi. Brokkoliseemneõli, jõhvikaseemneõli ja nerol ja lavendel on siis eeterlikest õlidest siin sees. Et neroli eeterlik õli aitab näiteks naharakkudel uueneda, lavendel on selline rahustav ja siin on hästi palju erinevaid rasvhappeid sees. Et terve näonaha jaoks on näonahal vaja siis hästi palju erinevaid rasvhappeid, mida tavaliselt toidust on keeruline kätte saada. Ja üks nendest rasvhappetest, millega tavaliselt inimestel probleeme on see omega-3 rasvhape, mis on see üks nendest asendamatutest rasvhappetest. Ja seda on siin näoseerumis päris palju sees. Ja paljud näonaha probleemid, mis ongi tingitud siis näonahast endast,
võivadki olla siis mingisuguse rasvhappepuudus näonahas. Ehk siis seda õli kasutades sinu nahk saab hästi palju toidetud nende erinevate rasvhappetega, kaasa arvatud selle omega-3 rasvhappega. Et selle omega-3 rasvhappega on selline lugu, et nahk seda ise sünteesida ei suuda, täpselt nagu omega-6-tegi, aga omega-3 me ei saa väga palju toidust kätte, sest see on hästi haruldane õli. Jah, teda organismis ei ole nii palju vaja kui teisi rasvhappeid, aga ikkagi teda on vaja ja tema puudus siis tekitabki nahakuivust, ketendust, igasugu kortsude tekkeid ja nii edasi. Ja hästi paljud on öelnud, et nad on ka oma punnilise naha korda saanud selle näoõliga. On inimesi, kellele see ei sobi, aga tõesti, kui me oleme neid kuskil 2000 tükki müünud, siis kuskil võib-olla 5 inimest on öelnud, et nendele ei sobi see õli. Et kindlasti on neid ka, sest mitte ükski asi ei sobi kõikidele. Aga siiamaani on tagasiside küll super hea olnud sellel ja inimesed tellivad mitme pudeli kaupa seda. Ja kui nüüd rääkida hinnast, siis tegelikult see on äärmiselt odav selle kohta, mis siin sees on. Et me ei kasuta siin odavaid õlisid või neid, mida saab igast supermarketist kätte, ei ole siin oliiviõli sees, ei ole siin sees selliseid õlisid, mis ummistaks poore. Et kindlasti teile öeldakse, et õli ei, et see ummistab poore. Jah, õlisid on väga palju erinevaid, et paljud õlid ummistavadki poore, aga siia me oleme valinud siis kõik need õlid, mis ei ummista poore, et iga õli on siis, kõik õlid on jaotatud siis 6 kategooriasse, kometogeensus aste on selle nimi, et 0 on siis kõige vähem kometoon, et üldse ei ummista poore ja 5 on siis kõige suurema komedogeensuse nii-öelda reitinguga. Näiteks niisuiduõli ei tasu näole panna, sest see võib poore ummistada. Kuigi mõni võib-olla ütleb, et mina küll kogu aeg panen ja midagi ei tee, siis järelikult temale sobib, aga üldiselt jah, sellised paksud, rasked, rasvased õlid, et need tõesti võivad ummistada poore. Et see töö on meil tehtud, et me oleme tõesti valinud siia sellised, mis ei tohiks ummistuda. Ja kuidas seda kasutatakse? Kasutatakse siis kreemi asemel, ehk siis näokreemi ei pea üldse inimesel olema. Ja pärast näo puhastamist õhtul panete ühe tilga siia, hõõrute sisse ja rohkem ei pea midagi tegema. Hommikuks on näonahk mõnus pehme, siidine ja kellel on nüüd hästi kuiv näonahk, et siis võib hommikul enne meikimist ka panna 10 minutit eelnevalt siis, et siis ta jõuab ilusasti sisse imenduda. Sobib ka talvel kasutamiseks, sest siin ei ole vett sees, ehk siis ta ei hakka näol külmuma. Ja mis ma veel tahtsin öelda? Ja, et kes veel tahab, kellel on selline hästi küps näonahk, siis sellele juurde ei pea kasutama kreemi, aga võib kasutada siis mingit veebaasil hüaluroonhappeseerumit näiteks, aga ei pea. Nii, kui teil on küsimusi, kirjutage või helistage ja kindlasti me leiame nendele vastused. Ja võite lugeda ka lisa meie kodulehelt www.hoia.bio ja ootan teie küsimusi ja tagasisidet. Head nädalavahetust!